Nii, oleme kõik kohal. Väga hea. Tere! Mina olen Maria Murumaa-Mängel ja ma olen Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor ning mina räägin täna lühidalt sellest, kas, miks ja milliste kuludega tasub olla kohtutel ja kohtunikel nähtav sotsiaalmeedias. Olgu kohe algusest peale ära öeldud, et minu juriidilised teadmised on veidi kehvemad, aga see-eest loodan, et oskan teile rääkida sellisest kultuurilisest vaatenurgast, sotsioloogilisest vaatenurgast ja meediauuringute vaatenurgast. Et olen kõikvõimalikke digikultuuri, sotsiaalmeedia kommunikatsiooni erinevaid teemasid uurinud akadeemiliselt üsna pikka aega, ekselnud siin ja seal, tumedates ja heledates nurgakestes, aga lisaks sellele olen ma alates 2022. aastast katsetanud kõike seda, mida me akadeemilistest uuringutest teame, omal nahal ka. Ehk siis olen liikunud kõige täiega sotsiaalmeediasse ja püüan oma uurimisvaldkonna teemasid avada, vaielda, selgitada ja olla olemas just nimelt selle ühiskonna teenimise ülesandega sotsiaalmeedias. Kõigepealt siis, sotsiaalmeediast ma loodan täna ei pea rääkima enam selles võtmes, et mis asja, mis on mingi noorte tilulilu, kus käiakse tantsimas ja tehakse mingeid lolluseid. Et tänaseks on selge, et sotsiaalmeedia kaasabil võimendusel toel hävitatakse demokraatiaid, aga ka ehitatakse üles. Kõige populaarsemad sotsiaalmeedia keskkonnad on endiselt. Me kõik tahame õudselt Facebooki surnuks kuulutada, aga tegelikkuses siiski nii globaalselt kui ka Eestis on Facebook üks kasutatumaid platvorme ja seega ma kohe vastan ühe küsimuse ära, et kui kohtud ja kohtunikud mõtlevad sellele, et millistel platvormidel võiks olla Eestis kohtud nähtavad, siis kui me tahame rääkida hästi laia publikuga, siis on selleks kahtlemata meta lipulaev Facebook. Aga nagu te näete, siis siin tegelikult ka palju teisi platvorme omab inimeste jaoks üsna olulist rolli. Vastavalt eelistustele, vastavalt kommunikatsiooni normidele on inimesed siis pudenenud ja pudisenud nende erinevate platvormide vahele, kasutades väga sageli mitut platvormi korraga. Selle peale ma tean, et vähemalt 50% saalist on, issand jumal, kas ta tahab tõesti öelda, et me peaksime hakkama nüüd kõikidel platvormidel midagi tegema? Ei taha, sest sotsiaalmeedia kommunikatsioon on väga ressursi nõudlik töö ja need, kes juba täna on võtnud sõna, vaielnud kuskil, üritanud jälgida mingisuguse avaliku diskussiooni kujunemist, siis te teate, et see ei ole selline siuvilks, käid korraks ära, vaid see võib neelata sinu elust tunde ja tunde, kui mitte nädalaid ja kuid. Mõned aluspõhimõtted. Kui me räägime demokraatlikes ühiskondades jõustruktuuridest, siis need jõustruktuurid toimivad tõhusalt ainult siis, kui avalikkus neid usaldab. Ja sellest usaldusest tulebki legitiimsus. Et täpselt samamoodi oleme me uurinud Politsei- ja Piirivalveameti tegevust sotsiaalmeedias ja ehkki väga erinevad, ma tean, on seal siiski mõned sellised ühised jooned, mida ma täna proovin ka hästi lühidalt siin välja joonistada. Samuti, kui me räägime authority to citizen kommunikatsioonist, ehk siis võimu esindajate kommunikatsioonist oma riigi kodanikega, siis palju põnevaid uuringuid on, sain ma teada, valmistudes ette tänaseks. Just nimelt selles osas, et mis need siis alusprintsiibid võiksid olla. Mitmekanaline kommunikatsioon, see tähendab, et tõepoolest kõige olulisemad otsused, protsessid, uuendused, mis iganes peavad olema kindlasti väga paljudel erinevatel platvormidel kommunikeeritud ja kättesaadavad, sealhulgas sotsiaalmeedias. Läbipaistvus, ehk siis see on Eesti riigi selline
Noh, üldine tegutsemisprintsiip või vähemalt see, mida me ütleme ja oma loona müüme, et me üritame ehitada struktuure, mis oleksid võimalikult läbipaistvad. Ja nii ka kohtute puhul. Et kui erinevad jõustruktuurid eriti või vähemalt need, mida tajutakse jõudu ja võimu omavatena, on läbipaistvad mõistlikkuse piires, siis aitab see teatud mõttes sillata kodanikku ja tema riiki. Seda te juba teate, selgus, järjepidevus, räägi nii, et saaksid aru ka mitte ainult sinu enda valdkonna tippspetsialistid, vaid ka need, kes võib-olla isegi ei tea, kes seaduseid teeb. Inimesed, sageli väga haritud ja targad inimesed, omavad väga huvitavaid arusaami sellest, kes karistab, kust tulevad seadused. Paljud inimesed arvavad, et politsei teeb seaduseid. Nagu politseinikud kogu aeg võitlevad sellega, kui kodanikud tulevad ja ütlevad, aga tehke siis seadused paremaks. Või siis mõned inimesed arvavad, et ülikoolis tehakse seaduseid, mõni arvab, et peaminister teeb seaduseid. Et see, kuidas meie riik toimib, võib meile tunduda, eriti teile, nagu ABC ja selline aabitsa jutt, on ju. Aga tegelikkuses on neid vaja ikkagi neid põhialuseid sellest, et me saaksime aru, kuidas meie riik toimib. Ikka ja jälle korrata ja niimoodi sõbralikult. Sest keegi teine ei tea, et sa oled juba 1000 korda sellest rääkinud. Tema jaoks on esimene kord, nii et kui sa oled selline nipsakas, ma olen sellest nii palju rääkinud, kuidas te ikka veel ei tea, lollid, siis pigem tasub ikkagi oma tooni tagasi võtta. Veel mõni põhieeldus. Me elame väga meediastunud maailmas, et tänane maailm ja arusaam sellest, mis on maailm, kuidas institutsioonid töötavad, mis toimub üldse maailmas, on väga tugevalt meedia poolt vahendatud. Ja see tähendab seda, et erinevad institutsioonid, olgu see haridus, olgu see ma ei tea, tervishoid, olgu see akadeemia, on pidanud ennast kohandama meedialoogikaga. Ehk siis võtma omaks mingisuguseid selliseid praktikaid ja toimimisviise ja võib-olla ka mingisuguseid aluseetilisi ja moraalseid põhimõtteid natuke nihutama, et see mahuks meedia poolt loodud reeglistikku. Üks hea näide siin on psühholoogid. Olen töötanud päris pikalt ka koos psühholoogidega just nimelt selles osas, et kui meil siin oli see Ants Rootslase ja teiste uhuulaste pealetung väga tugev, vabandust, siis tegelikult olid psühholoogid väga mures, et mida me tegema peaksime, sest psühholoogide ametieetika ütleb seda, et avalikkuses ei kommenteerita vaimse tervisega seonduvaid asju. Psühholoog peab jääma nagu tugistruktuuriks. Nemad on pidanud oma ametieetikat natukene ümber mõtlema ja niisamuti ka akadeemia, õpetajad ja nii edasi, nii edasi. Ma tean, et kohtutes räägitakse ka ja juriidikas räägitakse ka nii-öelda meediakohtunikest, need inimesed, kes on ajakirjandusega suhtlemises head, oskavad lihtsalt selgitada keerukaid protsesse, aga võib-olla siis me peame hakkama mõtlema ka sotsiaalmeedia kohtunikele. Sotsiaalmeedia kohtunikud tegelikult ei olekski midagi väga põrutavat uut, kuna me oleme näinud väga paljudes erinevates valdkondades sellist nihet või triivi või sellist hiilivat äraminekut või kuidagi muutust. Nimelt on olnud suunamudijad või influencerid või sisuloojad, kuidas iganes me neid nimetame, on digikultuuri vedurid olnud ja juba viimase 20 aasta jooksul on nad välja töötanud nagu hästi palju erinevaid strateegiaid, kuidas tõmmata oma väga laiade auditooriumite tähelepanu ja kuidas seda säilitada. Täna on neid strateegiaid hakanud kasutama väga paljud erinevate elualade töötajad. Surnumatjad on sotsiaalmeedias. Õpetajad, hea hüpe oli muidugi, vabandust, surnumatjatest õpetajateni, bussijuhtidest, arhitektideni, teadlastest, kohtunikeni. Siin on mõned näited nendest lõputöödest, mida on minu imelised tudengid teinud läbi aastate, kui nad ongi üritanud siis uurida, et mis nendest influencerite tegevusest on erinevates elualades üle võetud. Ja viimane töö, mis ma arvan, et võiks olla teile kõige huvitavam, tuleb kaitsmisele järgmisel nädalal. Andra Jundas on siis kirjutanud just nimelt politsei ametnike tegevusest sotsiaalmeedias, nii veebipolitseinike kui ka politseijuhtide. Mida nad seal teevad? Kui läbimõeldud see on, mil määral teadlikult kasutatakse influencerite strateegiaid, milliseid dilemmasid esineb nende inimeste jaoks, kes sotsiaalmeedias teevad ka oma tööd.
Et hoidke silmad lahti, kui see teile huvi pakub. See mõiste on inglise keeles influencer creep. Ja just nimelt selles mõttes, et see creep ei ole siis nagu mingi pervo, kes kuskilt põõsast piilub, vaid see on pigem selline hiiliv pealetung. Et ühel hetkel me oleme jõudnud olukorda, kus kõik ametid on sotsiaalmeedias ja kui me küsime endalt, et oota, aga kuidas see juhtus, siis me ei saagi aru, et mis hetkel see oli, et see on töö osa. Ja tõepoolest täna on raske leida ametit, kelle puhul ei oleks näha seda influencerite töövõtete pealetungi. Peamised strateegiad, mis on siiani ära kaardistatud selles valdkonnas erinevate uuringute poolt, tähendavad seda siis, et need erinevad elualad, kes on liikunud ka sotsiaalmeediasse oma kommunikatsiooniga, peavad või on edukad siis, kui nad rakendavad enesebrändingu võtteid, kui nad optimeerivad oma sisuloomet, ehk siis nad on teadlikud, kuidas platvormid töötavad, samuti mis on trendikas hetkel, mis on mingisuguse keskkonnakommunikatsiooni norm ja suudavad seda siis oskuslikult tuua kooskõlla või leida tasakaalu oma eriala erinevate nõuetega. Ja autentsus, sest inimesed, sotsiaalmeedias ringi rullivad inimesed ei taha sageli formaalsust, välja arvatud kriisiolukorras. Kriisiolukorras me tahame väga formaalseid sõnumeid ja sellist ametlikkust. Aga üldiselt, kui me tahame lihtsalt muuta riiki ja võimu läbipaistvamaks, arusaadavamaks, siis selline autentsus, inimlikkus on see, mis inimesi tõmbab sisuloojate poole. Kohtunikud on erilised. On küll, sest et kui me räägime sotsiaalmeedia kohtunikest, siis on kohe esimene küsimus, et kes sa oled? Kas sa oled inimene? Loodan, et jaa. Aga samas ka, mil määral sa saad jääda nagu indiviidiks või oled sa siiski institutsioon? Või oled sa hoopis veel midagi suuremat kui üks institutsioon? Kas näiteks terve riigi usaldus võib sinust sõltuda ja sinu tegevusest? Et see on väga suur koorem, mida kanda ja kahtlemata tekitab kohutavalt palju igasuguseid mõttekohti ja küsimusi. Erinevad dokumendid, juhised, arutelud, akadeemilised uuringud, mida mul õnnestus lugeda läbi selle piiratud ettevalmistusaja seas, mistõttu ma nagu annangi siit soovitused, teadke lihtsalt, et selle kohta on hästi palju huvitavat materjali ja kui te tahate midagi hakata oma institutsiooni sees kuidagi standardiseerima või läbi rääkima, siis materjali jätkub. Aga tõepoolest siis meil on indiviidi sõnavabadus, ma ei tea, huumorisoon, keelekasutus, kõik sellised nagu individuaalsed omadused, aga kohtunikel on ka eetiline kohustus, seadusest tulenev kohustus jääda erapooletuks, sõltumatuks ja säilitada kohtu väärikus. See tähendab, et pooleliolevate kohtuasjade kommenteerimine on tõenäoliselt keelatud, on ju, ja üsna selgesõnaliselt. Samuti peab jälgima üldse, kes on teie jälgijad, kes on teie sõbralistis, kellega te suhtlete, milliseid nii-öelda punaseid niidikesi on võimalik teie vahele tõmmata ja kas kohtuväline suhtlus rikub mingil määral ja mingites olukordades ausa kohtupidamise reegleid. Et sotsiaalmeedia kommunikatsioonis on kõik asjad väga kergesti salvestatavad, isegi kui need toimuvad veidi privaatsemates olukordades ja seetõttu peab alati jälgima, et kõik on läbi mõeldud. Et täispeaga nagu sotsiaalmeediasse ei tohiks olla asja. Aga väga paljud inimesed käivad purjus peaga sotsiaalmeedias ja võib-olla need, kes mõtlevad, et aga see sotsiaalmeedia kommunikatsioon on üsna tore väljakutse, aga seal on ju ainult pläbu ja jobud, kes käivad ja lällerduvad ringi, sõimavad ohjeldamatult ja ükskõik mida sa teed, saad sa pikki päid ja jalgu. Veebruarikuus me kohtusime mõndadega teie seast ja teid see enam ei üllata, aga samas siis mulle ka öeldi, et kuulge, me oleme kohtunikud, me oleme kõike näinud, et kedagi ei tohiks tegelikult üllatada, et see on meie tänane digikommunikatsioon. Et see on nagu selline avalik foorum, see, millesse te lähete, kui te hakkate sotsiaalmeediasse sisu looma. Nüüd hästi oluline mõte on see, et see, mida ja keda me näeme seal lällamas, ei ole kogu lugu. See on väga vali vähemus. Väga palju inimesi, kes ei lälla niimoodi, kes ei ole ropud rõvedad ja täiesti sokikandadeni solvunud riigi peale,
nad ei tee ennast nähtavaks, aga see ei tähenda, et nad ei vajaks ka infot. Nemad vajavad veel eriti infot. Seega, kui ma peaksin andma soovitusi, kuidas sotsiaalmeediat kohtute puhul rakendada kõige mõistlikumalt, ütleksin ma, et ametlikud sellised nagu ametikontod võiksid jääda Facebooki, kus on olemas kõige suurem kõlapind, kuid neid kontosid ja seal toimuvat tuleb väga tugevalt modereerida. Nii nagu sa ei lase kohturuumi majja kedagi räuskama ja nurka kusema, ei peaks sa seda tegema ka digiruumis. Muidugi, sotsiaalmeedia ei ole avaliku ruumina defineeritud, selle võiks ka varsti ära parandada. Ja seetõttu on kindlasti tarvilik välja öelda, mis on selles ruumis toimuvad reeglid. Ja lisaks, minge sõpradele appi. Kui te näete, et keegi on sotsiaalmeedias midagi tegemas teie enda kogukonnast, siis see üksteise tugi tegelikult loob kommunikatsiooninormi, annab inimesele tunde, et temaga on teised inimesed veel koos ja pealekauba väikesed teod loevad kõige rohkem. Vaadake, kui palju vaeva nägin, ma panin isegi 2 väikest seda haamrit sinna tigudele kätte. Aitäh, see on minu sissejuhatav osa. Nii, slaidid on ka. Ma näen siis, et 5 minutit on üle läinud, et ma teen ikka 15 minutit või keegi läheb enne ära. Selge pilt. Ma kuulasin ka hommikul, millest te vestlesite, millised teie kõned olid ja mulle jäi kõrvu, et Villu Kõve proovis rääkida positiivsetest asjadest. Ma juba pealkirjast näete, et siit on positiivset natuke vähem, aga ma proovin midagi ikkagi teile siit välja tuua. Ma ei tea, kuidas teie maailmas on. Advokaatide maailmas on endiselt ka veel advokaate, kes ei saa lõpuni aru, et see, mis sotsiaalmeedias toimub, on piire ületanud. Eks advokaadid saavad valida ka natukene oma ala, kus nad tegutsevad, kas nad nõustavad tehingutes, teevad nii-öelda meeldivamaid õigusvaldkondades, siit ei pea isegi kunagi kohtus käima. Siis kohtunik seda valida ei saa. Ja mulle paistab, et Eestis ei ole enam kohtunikku, kes ei võiks sattuda selliste rünnakute ohvriks, kus siis need inimesed, keda on küll vähe, aga nagu ka hommikul öeldi, on aktiivsed ja võimekad. Nad on tõesti väga võimekad. Meil ei ole varem Eestis olnud olukorda, kus me näeme selliseid rünnakuid, mida võib-olla me oleme Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest lugenud, et selle rünnaku eesmärk on alandada, solvata, võib-olla mõelda isegi selle peale, et miks ma siis see kohtunik või advokaat olen. Me näeme, ma ei tahtnud siia päris nendelt lehtedelt näiteid tuua, aga me näeme siin ka teatud näiteid, mida meil varem ei olnud. Mingisugused olukorrad, mis tunduvad täiesti absurdsed, et vaid hullumeelne kirjutaks nii. Räägiks sellest, et kohtunikud osalevad mingisugustel vere joomise rituaalidel, on kedagi vägistanud, on pedofiilid ja nii edasi. Seda lihtsalt ei eksisteerinud varem. Ja ei saa öelda, et me ei pea sellega tegelema. Me teame juba, et kohtumajad peavad tegelema kohtunike taandamise avaldustega, sest neid lehti kasutatakse kui tõendeid, sest nagu me teame, kõik, mis on internetis, on ju tõsi. Me teame näiteid, kus kas või advokaatide puhul, kelle kohta ka avaldatakse igasugust sellist sisu, on küsitud advokaadi käest, et ma olen lugenud, et sinu last on vägistatud. Kas ma pean teda teisiti kohtlema? Ilmselgelt see ei ole õige. Ehk et meil on küsimus, kuidas suhteliselt kiiresti ikkagi reageerida ja me näeme, et see hakkab jõudma vaikselt ka füüsilisse maailma. Ja nagu me ka eelmisest ettekandest kuulsime, me ei saa seda virtuaalset maailma kõrvale jätta, kuidagi ignoreerida. Me ei saa eitada seda, et sellel on päris suur mõju. Ja tihtipeale, isegi kui näiteks ka ma saan nii aru, Kapo soovitab kohtunikel oma sotsiaalmeedias võib-olla üldse mitte olla, endast mitte postitada, siis see kohtupidamine on võib-olla juba ära peetud seal sotsiaalmeedias. Meil ei ole enam ainult küsimus tavalistes ajakirjanikes ja tavalistes artiklites, vaid selles, mida teevad tavalised inimesed ühelt poolt, kuid kellega
lähevad kaasa isegi 10 000 teised isikud. Ehk sellel on mõju sellele, kuidas kohtunikesse suhtutakse, kuidas advokaatidesse suhtutakse ja milline on lõpuks ka selle kohtuniku maine. Nüüd me teame, et meil on õiguskaitsevahendeid, me teame, et kohtunikku ei või solvata, laimata lausa ka karistusseaduse tasandil, aga päriselt neid norme rakendada ei ole väga kerge. Meil on olukordi, kus kohtunik pöördub ka politsei ja prokuratuuri poole seda menetlust lihtsalt ei alustada ja tuleb vaielda selle üle, kas siis tegemist on õigusmõistmisega seonduva rünnakuga. Keegi tegelikult juristidest ju oma asjadega tegeleda ei taha. Need on vaata et kõige ebameeldivamad, aga kes siis täpsemalt aitab? Me teame, et meil on põhiseaduses kirjas, et au ei tohi teotada. Ma olen mõnda aega juba mõelnud, kas see tegelikult on tänapäevases digimaailmas üldse realiseeritav, sest see on selge, et me ka täna ei räägi me räägime ainult kõige räigematest olukordadest. Et see, millest räägib põhiseadus, seda paljud inimesed enam jõustada ei saa, eriti kui tegemist on mõne tipp-poliitikuga või rahvusvahelise kujuga. Ikka on teatud au teotamine käib asjaga kaasas. Aga justiitssüsteem ja kohtunikud ei peaks olema nende inimeste seas, kes peavad eriti veel selliseid räigeid rünnakuid taluma. Ja samas, kui tegemist on ka väikese rünnakuga, siis ka neid ei saa alatähtsustada. Peab olema võimalus, kelle poole pöörduda ja seda suhteliselt kiiresti teha. Meil on olemas ka üks selline koosseis nagu ahistav jälitamine, mis meid aeg-ajalt välja aitab, aga see tähendab suuremat kannatust. Tuleb ära oodata, et vähemalt oleks selle 50–100 kontaktivõttu, mis võib ka olla probleem ja on vaja, et keegi sellega tegeleks ja salvestaks neid tõendeid. Jällegi, arvestades ka kohtunike koormust, ilmselt teil on kõike muud teha. Nüüd räägime natuke ka sellest, mis on positiivne. Nüüd juba mõned aastad tagasi tänu ka seaduse tõlgendamisele ja sellisele kaasaegsele tõlgendusele on meil ikkagi Eestis olemas midagi sellist nagu virtuaalne lähenemiskeel. See võib siis olla läbi prokuratuuri ja kriminaalmenetluse saavutatav või siis ka läbi hagi tagamise, mis tähendab seda, et näiteks siis teatud isikuandmete avaldamine keelatakse sootuks. Et ka varasemalt väljendusvabaduse mõttes see tundus võib-olla nii kummaline, et me keelame kellegi teise kohta midagi avaldada, aga meil on olukordasid, kus need rünnakud on muutunud juba nii räigeks, et ainus sisuliselt abinõu ongi keelata isikuandmete avaldamine. See ei tähenda muidugi, et kõik on siis hästi, sest tihtipeale need võimekad ründajad, neil ei ole vara, vähemalt registreeritud vara või midagi, millest kinni võtta, nad ei hooli väga enda aust ega millestki muust. Täitmisega võib ikka teatavaid probleeme olla, aga vähemalt siis tekivad meil taas teatud sellised kriminaalõiguslikud kaitsemeetmed, kas või kui täituri käskudele ei alluta või tehakse midagi, mida kohtuotsus ei luba. Aga mõneti on kurb, et me oleme jõudnud olukorda, kus meil on ka kehtivad kohtuotsused ja meil ei lõppe need rünnakud endiselt, sest justkui midagi sellest ei juhtu. Nüüd üks mure veel, mida me loodame siiski peatselt lahendada ja väga paljud asjad, millest ma täna räägin, on ka sellised rakendusprobleemid, millega me tegeleme ka koostöös kohtunikega, advokatuuriga, prokuratuuriga, et ei saa öelda, et keegi ei tee midagi, et mu kõne mõttes täna kindlasti ei ole. Aga räägin teile ikkagi ära ja kahjuks ma tean, et mõned kohtunikud on saanud seda ka oma nahal tunda. Mõned sellised libalehed on ära rikkunud mitme meie kohtuniku Google'i otsingu. Kui te lihtsalt guugeldate selle kohtuniku nime ja eriti kui tegemist ei ole kohtunikuga, kes on ka arvamusartikleid kirjutanud või võib-olla varasemalt töötanud näiteks advokaadina, prokurörina, tema kohta ei ole lihtsalt seda meediakajastust, siis kohe esimene või teine otsing on see libasisu. See ei ole normaalne. Ja kui kohtunikud on pöördunud Google'i poole, sest et kõik ju vahendid on olemas ja seadused on olemas, et palun võtke need otsingud maha, siis see ei ole nii lihtne. Tihtipeale lüüaksegi käega. Näeme ka oma praktikas klientidega, et see võib võtta ka mitu kuud. Aga taaskord seda aega otseselt ei ole, mõte ei ole kurta, eesmärk on see korda teha, sest need õiguskaitsevahendid on iseenesest olemas, aga kuidas nad siis päriselt töötaks.
Ja viimane selline osa siis punktist, mis meil hästi ei tööta. Et meil on olemas ka selline üle-euroopaline määrus, mis väga laias sõnastuses keelab ebaseaduslikku sisu, mis meil praegu riigis toimub. Erinevad korrakaitseorganid vaidlevad selle üle, kes mida rakendama peab. Kui meil on Tarbijakaitseamet, kes ütleb, et nende pädevus piirdub siis ohuga riigi julgeolekule, teinekord ehk reklaamiseaduse nõuded, siis need mured, mis on kohtunikel, advokaatidel ja prokuröridel digitaalses meedias, need lahendatud ei saa. Tarbijakaitseamet ütleb, et seda peaks tegema politsei, ehk siis ka näiteks ka mitte võib-olla olukordades, kui on kriminaalmenetlus alustatud, aga seda enam kui on. Kohtuniku laimamise kaasuses meil juba on kriminaalmenetlus, siis peaks politseil olema läbi selle akti suhteliselt lihtne blokeerida seda õigusvastast sisu. Me ei ole veel sinna jõudnud. Politseinikud kurdavad riigikohtunike peale, et kuidas ikkagi tehti nüüd tegelikult teist korda, juba lahendid internet ei ole avalik koht. Minu meelest siin ei ole midagi kohtunike peale kurta. Riigikohus on ka selgitanud, et siis tuleb avaliku koha mõistet täpsustada, et internet ka seal tegelikkuses all oleks. Seadusandja praegu ootab. Teame ka selle kohta, et seadusandja mõtleb hetkel selle peale, et ehk anda Andmekaitse Inspektsioonile selliseid selgemaid hoobasid juurde, kuigi ta võiks ka sellesama seaduse alusel tegutseda. Need on kõik alles mõtted ja projektid, lõpuni ei tea. Aga ei tahaks teid ka sellise negatiivsusega siia jätta. Ja võimalik, et juba enne seda ettekannet mõtlesite, et te ju kohtunikena teate ise väga hästi, millised on need õiguskaitsevahendid. Et eesmärk oli pigem rääkida nendest praktilistest probleemidest. Mõtted on olemas, meil tegelikkuses on ka seadus olemas. Et eks me siin koostöös erinevate justiitssüsteemi osalistega peame praegu tegelema sellega, et neid päriselt ka rakendataks. Et ei ole siin kohtunikud üksi, ei ole advokaadid üksi, aga see praktiline pool tuleb nii-öelda korda saada. Võib-olla viimaseks mõtteks lugesin just ERR-ist, kas siis eile või täna, et tahetakse jõustruktuuridele anda rohkem võimu juurde, et meediat piirata mõnes sõjaolukorras. Okei. Enne seda meil on vaja ikkagi teha korda see õigussüsteem, mis ei aita meid, kui me ei vaidle, et meie põhiseadus paragrahv 17 on ründe all ja tegelikkuses on ründe all ka kogu õigussüsteem. Nii et lootust on, saame selle asja korda, aga siis te taustal teate, millised on need vahendid ja võib-olla panna siis enda vaim valmis, et kui te sellesse olukorda satute, siis kohe see üle ei lähe. Nii, aitäh Maarjale. Ja enne kui me alustame oma aruteluga, siis ma tegin ka ikka ühe slaidi. Nii et vaatame korra otsa sellele, kus me praegu sotsiaalmeedias oleme. Loodetavasti me nüüd kohe näeme ka seda. Ehk et siit tegelikult on näha seda, et Facebook on meie peamine kanal ja kui kuulata Mariat, siis on ju kõik väga hästi. Ehk et me oleme täiesti õiges kohas. Ometi on seal üks number, mis mulle ja väga paljudele ei meeldi. Ehk et see on see 4% meie jälgijaskonnast on 18–24-aastased. Teisalt me teeme kõige rohkem tööd, teavitusi, kampaaniaid just nimelt õpilastele ja tudengitele, aga tuleb välja, et need väga kuskile ei jõua. Ja kui siin all on toodud üks eelmise aasta hittvideo õigusemõistmise nädalal, siis Brigitta Mõttuse video, mis rääkis sellest, et mis siis juhtub, kui ma teen salaja oma kaasõpilasest või õpetajast video ja panen selle sotsiaalmeediasse, siis sellel oli 217 000 vaatamist. Ja see ei olnud see, et meie need 6500 vaatajaid klikkis seda 100 korda. See tähendas seda, et koolid jagasid esimese hooga ja õpilased teise hooga ja niimoodi see käima läks. Ehk et tegelikult võime me siit läbi või välja lugeda selle, et huvi meie materjali vastu on, aga näed, me peidame selle ära ja väga ei näita. Ehk et siit tulenevalt on tänase paneeli üks küsimus, kas meil on aeg astuda järgmine samm järgmisse kanalisse Instagrami. Ja teine kanal, mis meil on praegu aktiivne, on siis LinkedIn. See on selles mõttes täitsa hea kanal, et seal on meil 2200 jälgijat, kellest
peaaegu kolmandik on õigusvaldkonna esindajad, ehk et kuna seal me räägime eeskätt meist kui tööandjast, jagame töökuulutusi, siis see on päris hea protsent, kes meid sealt jälgib ja mine tea, äkki tuleb mõni tööle ka. Nii et selle pealt me hakkame täna liikuma esimese osaga, mis on meie võimalused, siis räägime sellest negatiivsest poolest ja lõpuks tegelikult küsime ka, et kas me ise saaksime midagi paremini teha, et meid paremini mõistetakse. Enne kui ma ikkagi kergelt ka tutvustan meie paneeli, siis tehniliste küsimustena veel nii palju, et meil tuleb 3 Slido küsimust. Ma loodan, et ma ei unusta neid ära õigel ajal. Ja samal ajal seal Slido vasakul üleval nurgas on võimalus ka teil esitada küsimusi. Nii et kasutage seda aktiivselt, kindlasti lõpus mõned ka vastame ära. Aga siis Maria ja Maarjaga olete te juba tuttavad, aga ikkagi, kuigi alustame siis Mariast, et Maria siis Trinity büroo vandeadvokaat, kes on väga palju tegelenud siis klientidega just nimelt meedia, sotsiaalmeedia ja andmekaitse küsimustes, nii et Maarja oskab täna siis seda medali mõlemat poolt kindlasti esile tuua ja Maarja on aktiivne meil Facebookis, LinkedInis ja Instagramis. Maria, nagu ta juba ennast tutvustas, on siis õppejõud, väga tunnustatud õppejõud nii ülikooli poolt kui ka Haridus-Teadusministeeriumi poolt, aga ma arvan veel olulisem korduvalt ka tudengite poolt aasta parimaks õppejõuks valitud ja nagu ta ise ka ütles, tema on kõikides kanalites, nii et neid ma üles lugema ei hakka, siis me muust rääkida ei saakski. Agle Rauren on siis Harju Maakohtu tsiviilikohtunik, kes täna tuli küll siia peaaegu et otse Strasbourgist, kus mõnda aega töötab siis Euroopa Inimõiguste Kohtu juristina ja Agle tegutseb väga palju perekonnaasjadega ja tegelikult see on üks selline valdkond, mis on sotsiaalmeedias väga rünnatav. Ja Agle on aktiivne Facebookis ja Instagramis. Ja Tallinna ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Andres Parmas, kes vahepeal siis 5 aastat flirtis prokuratuuriga, ehk et Andres loodetavasti räägib täna ka prokuratuuri kogemust. Ja Andres on siis aktiivne LinkedInis ja Facebookis, viimases küll varjunime all, aga me vist kõik teame seda, nii et saame teda jälgida. Aga esimese küsimusena või alustuseks me oleme kõik siin vanuses 35–48. Kui te ütlete täitsa ausalt, pannes ühele kaalukausile sotsiaalmeedia ja teisele siis traditsioonilise meedia, kas teie jaoks on need võrdsed? Alustame äkki Aglest ja Andresest, kes pole täna sõna saanud. No tegelikult sotsiaalmeediast saab need uudise pealkirjad ju samamoodi kätte, et mitte, et see oleks ametlik uudiste kanal, aga sotsiaalmeedia on tihti see, kes pakub selle uudise pealkirja, kus siis sa lähed näiteks vaatad kas või Rahvusringhäälingust selle uudise järgi, et paratamatult, kui sa seal liigud ja mingisuguseid uudiseid vaatad, siis see algoritm hakkab sulle taolisi juba ette andma. Et see on tegelikult tänase selle paneeli teemagana ka, et kõik see need laimukampaaniad juba algoritmide tõttu niimoodi laienevad. Et jah, paralleelselt paraku ilma üheta ei saa. Aga sa ütlesid ikkagi paraku. Et ikka natukene on... Mina tegelikult praegu sealt teemalt ikkagi liigun täiesti selles tavauudistekanali vaateplatvormidel ka kogu aeg ringi, et vaadata, kuidas siin Eestis elu läheb, et võib-olla isegi aega on rohkem tööväliselt vaadata ja hoida kursis, kuidas Eestis läheb, et selles mõttes ma arvan, et mina oma vanuse järgi seal sotsiaalmeedias ikkagi nii palju ei liigu. Andres? No minu jaoks täidavad nad ikka erinevaid rolle. Võiksid muidugi rohkem täita, sest see traditsiooniline meedia on liikunud üsna palju ikkagi selle sotsiaalmeediale lähemale, kiiremaks, eks ole, selle kiirusega on väga palju kadunud ära süvitsi minekut ja kvaliteeti, mida tegelikult tahaks meediast näha. Nii et sotsiaalmeedia, jah, see võib sind juhatada mingisuguste teemade juurde, aga siis sisu otsiks ikka kuskilt mujalt. Nii et kui on üks oluline teave öelda, siis sa pigem eelistad Postimehe arvamuslugu kui Facebooki lühikest postitust?
ma arvan, et nad teenivad ikka erinevaid eesmärke ja päris sama asja nad välja ei kanna. Kuigi jah, on inimesi, kes põhiliselt püüavadki selle kaudu rääkida, neil on oma üsna suured kõlakojad ja ütleme nende kõlakodade jaoks tihtilugu see ollagi just see vaimustunult vastuvõetav üks ja õige meediakanal, mida nad usuvad ja usaldavad ning ajaleht ju valetab. Maarja, kuidas sinu mõtted on? No ma mõtlesin, kuidas ma seda viisakalt sõnastan, aga ilmselt tänu tööle on minu sotsiaalmeedia suhteliselt ropp ja labane. Sest tihtipeale ju pöördutaksegi sellepärast, et seal on midagi juhtunud. Ja kui midagi juhtub traditsioonilises meedias, siis see on üks ütlemata tore meediavaidlus, kus meil on päris argumendid, kus meil on sisu, kohtunikule meeldib seda tunduvalt rohkem lahendada. Aga kui me räägime sotsiaalmeediast ja selle sisust, siis seal on nii palju vahtu ja eriti viimasel ajal, ma ei teagi, kas see on siis minu töö pärast, aga kus me oleme muutunud nii roppuks. Meil on YouTuberid, kes ropendavad, meil ütleb igaüks seal sotsiaalmeedias kõike, nii et see on see kahjuks keskkond toimetamata suhteliselt labane tekst. Et on asjalikke tegijaid ka, keda jälgitakse ja loetakse, aga oi, kui palju seal on halba. No ropendamine on teadupoolest stressi leevendaja, siuke nagu toimetulekumehhanism, et võib-olla ka see, et me oleme kõik kogu aeg nii vihased ja kurjad ja mures ja valus ja ärritatud olekus, et see toob nagu esile, aga kultuuriliselt üldse on ropendamine läinud popimaks, ütleme niimoodi nakkuslikult. Meediauuringute seisukohast võib öelda, et nagu ma ütlesin varem ka, et kui on suur kriis, siis pöördutakse ajakirjandusliku meedia poole. Kõik numbrid lähevad ülesse. Aga üldiselt ükskõik mis riike me vaatame, Hiina võib-olla teine, aga ükskõik millist sellist meie moodi riike me vaatame, ajakirjanduse lugejanumbrid, tellijanumbrid, üldse ajakirjandust kursis hoidmiseks kasutatavate inimeste numbrid on languses. Ja kui inimeste käest küsida, et kus sa tead, mis maailmas toimub, siis vastus on, et sotsiaalmeediast. Ja siin tõesti, ajakirjandus on ka liikunud sotsiaalmeediasse ja mängib seal nende samade reeglite järgi. Aga siia juurde, ja muidugi ajakirjandus muutub oluliseks ka siis, kui on pakendikeskusel mingisugune hea uus reklaam. Noored ütlevad, et kui nad näevad, et pakendikeskus on mingisuguse jabura asja jälle teinud ja nad ei saa aru, millest see räägib, et Taavi, tule vaata külmkapi magneteid meie juurest või midagi sellist, et siis nad lähevad ja vaatavad kiiresti uudised üle, et mis toimus. Aga nali naljaks. Sotsiaalmeedia on teistmoodi kui ajakirjanduslik meediast, et ajakirjanduslik meedia on tavaliselt siuke ampsumeedia. Loen lehe ära, teen oma uudiste tiiru ära, vaatan AK ära, mis iganes nagu sellise mustriga me liigume. Aga sotsiaalmeedia on meie jaoks nähtamatu ja nii kodustatud, et me ei pane seda enam isegi tähele. Väga paljude inimeste, ja see nagu ei pruugi teie maailma peegeldada, kui me räägime keskmistest, on hommikul sotsmeediaga üles, õhtul sotsmeediaga magama ja öösel ka paar korda kiire scroll ja tagasi magama. Et seda on teinud meiega kõik need lõputud kriisid ja sellepärast ma julgeks väita, et sotsiaalmeedial on kõvasti suurem mõju. Siit edasi ongi loogiline küsimus just nimelt sulle, Maria, et kas on mõni kanal, kus kohtul ei ole väärikas olla, et kui me nüüd mõtleme oma järgmiste sammude peale, et kus sa meid nagu julgesti veel suunaksid ja mis tundub ikka natukene kahtlane? Ärge OnlyFansi minge. Ja nojah, olen, mis teekonna me valime oma kohtutele, aga Snapchat, ühesõnaga, ärge minge sinna, kus on noored tegemas lõbusaid noorte asju. Sest nad ei taha sinna institutsioone. Ja siis see tundub selline peale surutud, täiskasvanud tulid ja teesklevad, et nad on omad nagu, jou, klemmid, kuidas läheb. See ei saa olla midagi muud kui piinlik. Aga et oleks positiivne programm ka, siis Instagrami inimesena, mitte asutusena. Et seal on ülioluline on ikkagi mitte nagu maja ja institutsioon, vaid inimene ja selline inimlik kontakt. Threadsist soovitan ka natuke veel eemale hoida, sest et seal on natuke teistsugused jutuajamised, aga Instagram võiks küll olla.
aga ikkagi siis inimesena, mitte Eesti kohtutena. Pigem inimesena. Agle, kuidas sulle tundub, sina oled väga pikalt Instagramis olnud, kui sa mõtled oma kohtutöö ja kohtupraktika peale, kas oleks jagada ka Eesti kohtute kanalil midagi või sa pigem ikkagi tõepoolest jagaksid siis kohtunik on oma kanalil? Ma vist, kui ma mõtlema hakkan ja kuskil 2015. aastast olengi Instagramis aktiivne olnud mitte kohtutöötajana, aga muidu ise oma elu väga piiratud seltskonnale jagades, kuna ma kas ise olen eemal olnud, kas või perekonnale. Aga ma kujutan ka ette, et seal võiks olla võib-olla mingi meediainimene, kes räägib ka Eesti kohtute eest, aga see nõuaks mingit spetsiaalset ressurssi, et ta pakuks seal. Aga no jälgides ise näiteks kas või Kaja Kallast või jälgides Briti kuningakoda, siis tegelikult ka nemad osalevad seal ja pakuvad võib-olla teavet mingi suurema sündmuse osas või selle osas, mis on nende mõttepunktid olnud mingi konkreetse kõne läbiviimisel, et et sellel mõttel on jumet, aga see nõuaks siis täielikku ressurssi. Samas ma mõtlen seda, et kuidas jagada üldse kohtuinfot inimestele selgelt, sest ma arvan, et kohtuniku sõna ei ole vaba selles mõttes, nagu tavainimese sõna on vaba, et me peame ikkagi, kui me midagi avaldame või väljendame, siis tegelikult see peegeldab võib-olla kogu süsteemi arvamust, et see peakski olema läbimõeldud siis seal. Ja samamoodi meie tegevus tegelikult annab hinnangu võib-olla kogu süsteemile, et see ongi sedapidi. Et selles mõttes, kui ka kohtuniku vastu mingi kampaania on, siis seda võib ka võtta, et see on kogu süsteemi vastu, aga see võiks olla noortele kanal, kui on mingi probleemkoht meedias, parasjagu on mingisugused jälle laimurünnakud konkreetsete inimeste poolt, mis võimenduvad sotsiaalmeedias, et siis see võiks olla kanal, kus me anname siis tagasiside konkreetselt sellele, kas siis inimese poolt või ma ei tea, see võib ju samamoodi olla paralleelselt Eesti kohtud Facebook, Eesti kohtud Instagram, aga siis läheneb seal siis konkreetne nägu, et räägib sellest, mis kohtu seisukoht on. Võtame vahepeal esimese slaido küsimuse ka, et siis saab ka saal avaldada meelsust, kas meil see uus kanal tuleb. Andres, sina oled kohtusüsteemis päris pikalt töötanud, kui sa mõtled tagasi kogu sellele ajale, et kuidas suhtlus avalikkusega on muutunud, kanalid on muutunud, et kuidas sulle tundub, et kas me oleme selleks Instagramiks valmis, et kui sa näiteks mõtled 10 viimase aasta teekonnale, kui palju see on muutunud? Ma ei tea, kas me oleme valmis, aga ma arvan, et tegelikult on tegemist niisuguse kanaliga, kuhu siseneda oleks vaja. Kuskil 10 aastat tagasi toimus Arvamusfestivalil üks paneel, kus me arutlesime selle üle, et kas kohtunik peaks väljaspool kohtuotsust, kohtulahendi kohta midagi ütlema. Ja toona tundus see niiviisi ja see oli päris paljude kolleegide jaoks ka nii, et no. Kohus räägib ainult läbi kohtuotsuse ja olge õnnelikud, kui te saate pressiteate selle kohta, et me oleme lahendi teinud ja sellest resolutsioonist on tehtud mõne lausega väljavõte. See ei rahulda ühiskonda ja see ei rahuldanud siis ühiskonda. Asjad läksid täiesti teises suunas ja kohtunikud jäid sabassörkijaks. Täpselt sama olukord on selle muutuva inforuumiga ka praegu. Et selleks, et olla võimeline ühiskonnaga kõnelema, on see absoluutne paratamatus, et tuleb kõneleda nendes kanalites, kust inimesed infot otsivad ja kus nad seda palju näevad. Nii et sama teema oli meil tegelikult ju ka prokuratuuris üleval, et kuidas moodi muutuda pildilisemaks, lühemaks, kiiremaks, hästi operatiivseks, eks ole, et koduleheküljed samamoodi asutustel peavad kõnelema piltide keeles, pildid peavad olema päevakohased, nad peavad vahetuma. Keegi peab sellega muidugi tegelema. Ja kohtute jaoks tähendaks see siis seda, et kas on olemas rohkem inimesi kohtunike hulgast, kes sooviksid ja tahaksid sellisel viisil suhelda. Mis muutub jälle probleemseks nüüd see, et kuidas ma seda siis teen. Kas ma
enda nime all ja endast vabast ajast, siis muuhulgas enda ja teiste kolleegide lahendite kohta teen sellist nii-öelda content'i ise või siis teeb seda pressiosakond või kes, muidugi hea küsimus. Minu arust see väga hea lahendus ei ole, kui üks kohtunik teistele niisugust alltöövõttu hakkab tegema. Või kui siis ongi kellegi eraldi tööülesanne see, et ta on kõneisik ja sellepärast nokib kuskilt mingisuguseid asju veel välja ja räägib laiemalt. Aga ma arvan, see on paratamatu, et meil tuleb kolida muusse meediumisse võrreldes harjunuga. Nagu ka Maria ütles, et sotsiaalmeedia kohtunikud tulevad, et kui me varem oleme rääkinud meediakohtunikest, milleni me otseselt jõudnud ei ole, sest meil on palju rohkem kõneisikuid kui 1, 2, 3 meediakohtunikku, siis nüüd võib-olla on tõesti siis aeg need sotsiaalmeediakohtunikud üles leida. Maarja, kas advokaadid on erinevates kanalites või on teil ikkagi mingisugune selge eelistus, kus olla, kas siis advokaadina, büroona? No advokaadid ka enam ju tavaliselt esimeses nooruses ei ole. Nii et eks nad ikka on Facebookis, et samamoodi nagu ettekandes öeldi, et räägitakse, et Facebook on surnud ja seal on ainult vanainimesed, aga advokaadid on ka. Ja Seda tsiteerida või? ja ei noh, seal on ka vanemad ajakirjanikud ja meie Jürgen Ligi, eks ju. Et no kuivõrd advokaadil ikkagi on seda sellist võib-olla särtsakat olekut rohkem lubatud, siis ju me teame mitmeid advokaate, kes on äärmiselt aktiivsed. Ja LinkedIn on isegi võib-olla selline tõsisem, aga Facebookis öeldakse ikka väga teravalt. Ja siin me ikka jõuan sinna tagasi, et meie arutelukultuur on jõudnud natuke igasuguste roppuse jamani, kuhu kahjuks lähevad ka teinekord advokaadid kaasa. Aga seal Facebookis nad toimetavad, jah. Ma ikkagi tahaksin selle lubaduse kuidagi kirja panna, et meil tulevad sotsiaalmeediakohtunikud. Maria, kuidas sa neid ikkagi täpsemalt näeksid, et sa küll põgusalt rääkisid, aga kui me nüüd teeme siin konkurssi, valime välja 3 kohtunikku, siis mis ülesanded me neile kaasa anname? Sa juba tunnen seda vastuseisu. Publikud nagu, issand jumal, jälle üks asi juures. See inimene ei saa endale kindlasti lubada nagu sellist stiili kommunikatsiooni, nagu näiteks, ma ei tea, tavakodanikust naisterahvas teeb, kes on lahti haagitud, tal ei ole nagu seda sellist kohtuniku väärikuse ja üleüldse sellist nagu kõrgemat kutsumust. Et tema saab endale lubada väga paljusid asju, aga ma olen tema suur fänn ja ma arvan, et temalt on nii mõndagi õppida, sest üks asi, mida kohtunikud saavad teha, on mitte rääkida konkreetsetest juhtumitest ja selgitada, miks ma ei saa rääkida konkreetsetest juhtumitest, vaid keskenduda sellele, kuidas käib mingi protsess, kuidas muutub seadus näiteks, millised on mingisugused kõige levinumad vaidluste teemad või nagu statistika põhjal rääkida palju üldisemal tasemel, abstraktsel tasemel. Niimoodi kindlustatakse ka see, et ei muutu teatud mõttes selliseks nagu haavatavaks, rünnatavaks ja ei riku moraalseid ja eetilisi ja juriidilisi piire. Et sellisest sisust, ma arvan, on väga suur puudus. Ja just nimelt, kui see oleks keegi, kes räägib täitsa nagu inimene, tere, mina olen kohtunik ja ma räägin teile, kuidas käib see või miks meil on selline seadus või milline me oleme rahvusvahelises võrdluses näiteks, kas meil on karmid seadused või mitte, et rahva suus läbib igasuguseid müüte ja arusaami ja selliseid nii-öelda nagu folk theory või selline rahvateooria, aga vahetevahel on tore, kui keegi tuleb andmete ja ekspertteadmusega sõbralikult seda asja selgitama, aga ma kujutan ette midagi sellist, aga see on loomulikult ainult minu kui võhiku vaade asjale, sest ma tean küll meediast, aga ma ei tea täpselt sellest, mis on teile lubatud ja milline on teie töökoormus ja nii edasi. Aga ma arvan, et sealt annab edasi arendada kohe päris kindlasti. No need esimesed mõtted on meil väga viljakale pinnasele läinud. Instagram tuleb ja kohtunikud ka sinna valime välja.
Aga läheme nüüd ikkagi edasi selle negatiivsema poolega, et mida rohkem me sotsiaalmeedias oleme, seda rohkem me peame tegelema ka solvangute, rünnakute ja kõigi muredega. Ma küsin teilt kõigilt alustuseks ühe isikliku loo, mida te olete siis lugenud sotsiaalmeediast enda kohta, teie töö kohta ja mis on teile korda läinud. Et Agle, äkki sa alustad? Et sa mõtled siis, Sinu kui kohtuniku tööle on tulnud mingisugune reaktsioon? No tegelikult tsiviilkohtunikuna 6 aastat ilma spetsialiseerumiseta vaieldamatult pereasjad on need, mis inimesi eriti tigedaks ajavad, et kuigi nemad ei ole oma eluga hakkama saanud, siis kedagi tuleb ju ikka süüdistada, et põhimõtteliselt ma ei oskagi isegi mingit konkreetset mingit hirmulugu rääkida, aga et kõige häirivamad ongi need, kes süsteemselt hakkavad siis menetlusi torpedeerima, kes siis istungil esitavad iga 10 minuti tagant kas vastuväited, uue taandamistaotluse, esitavad sinu peale kaebusi kohtuesimehele, Riigikohtu esimehele, politseisse, kapole, kuhu iganes neil parasjagu pähe tuleb, et ja see võib-olla isegi üks kõige süstemaatilisem niuke kaebaja oli juristist esindaja erinevates menetlustes, kes siis parasjagu, kui ta ringkonnakohtusse edasi vahemäärused kaebas, siis seal kaotas, siis loobus esindamast, mis oli jälle esindatavat keeruline kätte saada, et et kõik viisid niuksed põhimõtteliselt sind nagu hulluks ajada oma ametis, et võib-olla, et sa läheksid endast välja või karjuksid ta peale või vastaksid midagi sellist, mis tal siis oleks võimalik tõesti kinni hakata. Aga jah. Aga kas sa andsid teada oma kohtus, rääkisid sa sellest murest ja kas see kuidagi ka lahenes? Sa mõtled? Ma mõtlen, et kui sa tundsid, et sind on nüüd ikkagi selle esindaja poolt rünnatud? Tegelikult ma seetõttu, see oli nüüd esimestel kohtunike aastatel, mõtlesin, et selle vastu tegelikult peaks meil olema süsteemis mingisugune võib-olla kaitse või lahendus, kelle poole pöörduda, et selline võimalus, kui sulle öeldakse, et kannata ära, küll läheb mööda. Enam ta ei tee võib-olla pärast seda, et kui sa vaikseks jääd. Ma arvan, et see enam ei toimi meie sotsiaalmeedia ajastul just sellepärast, et tegelikult siis leitaksegi see platvorm, mida rohkem on seal jüngreid võib-olla halbade kohtukogemustega, see kõik võimendub, see jääb igaveseks sinna ülesse, et kuidagi peaks selliste olukordadega meie süsteem ka, ma arvan, tegelema. Ja võib-olla just see, et mulle meeldis see eelmine mõte, et minu arvates see ei olnud üldse võhikulik lähenemine, vaid just tavakodaniku puudust olev võib-olla informatsioon, et kuidas meil need menetlused toimuvad, et kuidas need laste asjad toimuvad, et miks tekib näiteks viha siis lastekaitse, sotsiaaltöötaja, kohtuniku, advokaadi kõige vastu, et tegelikult ju meie teeme oma tööd, mismoodi me hindame neid asju, et see võiks olla niisugust ka tutvustavate videodena siis tavainimesele kättesaadav, et ta saaks aru, mis tavaliselt tehakse sellistes menetlustes, et kuidas see asi nagu lahenduse leiab. Et jah, et siis võib-olla seda viha maha võtta ja mõtlen, et meil on tehtud ka neid videosid, aga need ei ole koondatud, need kaovad sinna näiteks mina Facebookis vaadates, kaovad sinna ajajoonele ükskord ära ja enam neid ei leia ülesse, et need võib-olla peaks siis olema mingisuguses, ta võiks ju kohtute leheküljel olla need. Või duubeldada kõik olulised asjad YouTube'i, et kui me räägime, et õpetajad vahetevahel leiavad mingi materjali ja hakkavad seda kasutama, siis üldiselt ikkagi YouTube kipub olema see arhiiv, kuhu saadetakse klipid surema. No mitte alati surema, vaid nad on vahetevahel veel hingitsevad päris pikalt, et sellised tõesti need materjalid, mille vastu on suurem huvi, võiks duubeldada lihtsa vaevaga. Andres, sinu lugu? Ei no... võiks öelda see naljaka juhtumi, kus ma eelmisel aastal soovitasin
juba olles kohtusse tagasi pöördunud, soovitasin lugeda inimestel, kes minu Facebooki kontot jälgivad, prokuratuuri aastaraamatut ja selle peale otsustas kaitsja mind taotleda minu taandamist. Et ma ei saa olla kohtunikuna erapooletu, kui ma niimoodi prokuratuuri soosin. Et kolleegid arvasid siiski teisiti ja ma jäin taandamata, et olin sunnitud selle asja lahendama. Aga muidu peaks ütlema, et minul on läinud hästi, et ma selliseid isiklikku sõimu ja rünnakuid sotsiaalmeedias, mis otseselt minu nimele tulevad, pole eriti kogenud. Pigem küll, aga ma olen näinud sellist asja, et ütleme siis mitte nüüd see kaader, kellest suuresti juttu on olnud, kes on väga aktiivsed, vaid selline intelligentsem kaader, kes ei kasuta konkreetseid nimesid ja väldib hoolega seda, et tema vastu oleks võimalik esitada laimusüüdistust, vaid räägitakse sellise umbisikuliselt, et kusagil süsteemides on kallutatud jõud. Ja seda on tõesti ikkagi väga palju ja kokkuvõttes on ka see päris ruineeriv. Sest et kui sulle läbi lillede antakse päevast päeva märku, et parimal juhul oled sa kas absoluutne oinas, keda lihtsalt nagu pimedat talutatakse kurja tegema, aga tegelikult oled sa ilmselt ikkagi riigireetur, sest et sa raha eest või mingisuguste muude teenete eest täidad kellegi korraldusi, kellegi hämara, varju jääva inimese korraldusi. Tihtilugu ei taheta muidugi ka seda välja öelda, kes see siis on, kelle pael mul kaelas on ja kelle käske ma täidan. Ja olles siis nüüd mõnda aega, nagu sa ütlesid, flirtinud ka prokuratuuriga, siis ütleme siin asutuse juhina, eks ole, tundes nagu vastutust ka kogu selle asutuse pihta tuleva samasuguse tulva eest, et eks ütlema, et see on olnud suur, aga see on muutunud absoluutselt massiivseks. Selliseks, et see ängistab. Ja tõesti võtab inimestelt ära tegutsemise, töötamise lusti või valmidust. Nii et ma arvan, et seda ei ole palju öelda, et see on oht õigussüsteemile. Maarja, sa ilmselt saad vaid nõustuda, et see asi on läinud käest ära. Jaa, ma mõtlesin seda küsimust ja mul on nagu assortii, et ma ei teadnud, mida valida nendest siis enda lemmikutest. Võib-olla nagu 2, mis mind kuidagi natuke rohkem puudutasid. Et ma esindasin klienti ühel kriminaalasja istungil ja ma saan aru, et see prokuröride jaoks on isegi tavaline, mis on täiesti õudne. Süüdistatav tegi salaja minust pilte. Ma ei olnud igal pool tohutult atraktiivse välimusega ja siis ta postitas need TikTok'i. Siis ma kirjutasin kohtule, et palun juhendage seda süüdistatavat, et ta eemaldaks. Ja siis kohus ei öelnud mitte midagi. Et ka see inimene on väga tuntud tegija, võimekas. Et kas siis oli kohtunikus tekkinud ka selline tunne, et kui ta reageerib ja neid reageerimisvõimalusi on, et äkki siis postitatakse temast veel. Temast oli ilusam pilt pandud. Ei olnud salaja tehtud, oli täitsa kena pilt. Lihtsalt nimetati korruptandiks, et hullemaks ei läinud. Siis teine juhtum, kus ma kuidagi nagu natukese ära ehmatasin, et ka ei ole ilmselt saladus kohtunikele, et kõige rõvedamad rünnakud võetakse pere ja lapsed. Ja mul ei ole lapsi. Ja siis tehti postitus sellest, et kui mul sünnib laps, siis ta on haige. Sa oled nagu, okei, väga hea, saite nüüd midagi leidsite üles. Ja siis nagu pärast seda need teised artiklid, kus ma siis olen kellegi ära tapnud, korruptiivne olen nagunii ja kõik selline, see ei tundu enam nii hull. Aga natuke on ikka veider lugeda, et sa oled klienti esindanud, ma ei tea, mingi kuriteoteate või abistanud ja siis on artiklid sellest, et sa siis oled tapnud.
Aga õnneks ma ei ole seal üksi, kolleegiga ikkagi koos ja prokuratuuri abiga. Aga tõesti see inimene on meie seast lahkunud. Ma ei teadnud, et ma selles osalesin. Et kas prokuratuur tuleb mind ka kunagi vahistama, seda ma ka ei tea. Aga jah, et noh, et mulle tundub, et nendest juhtumitest nii-öelda ikkagi tuleb rääkida, sest sa tunned ennast natuke nagu üksi. Et sa näiteks oled kuskil, ma ei tea, lihtsalt oled kodus, eriti nooremad tudengid TikToki ju scrollivad ja siis nad tahavad head ja siis saadavad sulle, et vaata, näed, tuli selline uudis ja siis noh, sa ei saa nagu väga midagi head teha sellega ja siis sa vaatad, et okei, et sul on juba 10 000 vaatamist. Et mind jah, see pisut lohutab, et ma olen seal väga heas seltskonnas. Villu Kõve on esindatud, väga palju kohtunikud, prokurörid. Teie kohta on ka Andres Parmasarts, üldse muretsege, kui teid huvitab. Et noh, natukene hoiame kokku, aga noh, mõtlengi, et ma täitsa nagu südameasi on ja muretsen, et jumala eest keegi selles meie süsteemis ei tunneks, et ta on üksi. Et kui sa kohtunikuna saad selle esimese sõnumi, täiesti suvalised inimesed teinekord ka on üles köetud ja kirjutavad, et noh, et sa teaks, mis teha, kas sa tahad rääkida kellegagi või ei taha, mõtled, et on ükskõik, aga võib-olla oleks hea teada anda, et võib-olla sind eriti mehed ütlevad, neil on hästi paks nahk. Et ja mehi võib-olla torgitakse natuke vähem, aga ikka andke teada, isegi kui te tunnete, et vahet ei ole, et ta mind nii sõimas. Noh, sest muidu me ei tea, et see on probleem, sest advokaadid endiselt olid natuke üllatunud, et meil on see mure. Maria, sinul on ka kahtlemata ju lugusid, kui sa nii aktiivne oled. Kusjuures Meil väga palju aega ei ole, nii et üks lugu. üllatavalt vähe lugusid, aga sest et üldiselt need sellised kõige aktiivsemad hullukesed hoiavad minust eemale, sest ma olen teinud paar korda seda, et kui keegi tuleb rünnakule, ma kõigest teen kuvatõmmised ja ma teen sellest eraldi postituse. Ehk siis ma jäädvustan selle, mida on inimene öelnud, tal ei ole võimalik minna seda tagasi ja ära kustutada ega midagi sellist. Ma ei tea, kuidas see juriidiliselt on, kas see on korrektne või mitte, aga see toob ikkagi sellise kaduvasse kommunikatsiooni tagasi häbitunde, sest et väga sageli on minu arvates ja uuringute põhjal ka, on üksteisest eraldatus ekraanide kaudu mõjub meie häbitundele, mis hoiab meid vaos. See on normaalne. Häbitunne on kõikide sotsiaalsete normide alus, on ju enam-vähem. Seega, kui seda häbitunnet ei ole, siis inimesed lihtsalt nagu panevad hullu. Ja kui sa tood selle häbitunde tagasi, siis võib-olla inimene mõtleb enne, kui ta kirjutab. Ma suure huviga ootan seda, mis järelkaja tuleb. Ekspressis oli see lugu nendest kurjadest naistest, kes sõimavad üksteist sotsiaalmeedias, kus olid mitte toodud täisnimega välja, aga oli nagu ajakirjanik oli näidanud, et hei, ma käisin su kontol ja ma tean, et Elvas elav Juta näiteks või midagi sellist. Et mulle tundub, et meedia üritab siin ka nagu sellise neljanda võimuna midagi ära parandada. Aga mul on olnud ka nagu päris tapmisähvardusi, sest naistele on digivägivald sageli natuke teistmoodi kui meestele. Meeste puhul rünnatakse nende mõistust, nende sellist moraali. Naiste puhul rünnatakse nende välimust ja seksuaalset lodevust. Ühesõnaga. Ehk siis naiste puhul on kõige tüüpilisem asi on see, et kuradi rumal, loll, feminist, kana ajuga sind tuleks pagulaste poolt vägistada igasse auku ja nii edasi, nii edasi. Vabandust, et ma niimoodi räägin, aga ma kujutan ette, et see ei üllata teid. Et seksuaalvägivallaga ähvardamine ja selline nagu sa oled nii kole. On nagu elusolvang, on ju. Selle kõigega võib ilusasti edasi elada ja tavaliselt saabki elada, aga mul on ikka paar korda olnud, kus on ähvardatud nagu, et keegi peaks tulema ja sulle päriselt näitama, mida üks korralik vägivald ikkagi tähendab. Siis ma läksin PPA-sse, veebipolitseinike juurde ja taaskord tegin seda, mida teie vist ei saa teha, ehk siis ma toksisin vastu. Ma läksin, otsisin selle tüübi kõik sotsiaalmeedias avalikult kättesaadavad platvormid, alates Pinterestist näiteks, talle väga meeldivad käekellad. Ja tegin kõikidest asjadest kuvatõmmised ja lükkasin sellest suure postituse üles, ütlesin, et kui mind ära tapetakse, siis on tõenäoliselt see tüüp. Ja mõjus? Teda ma ei tea.
vaata No, kaamera. elus sa oled. paneme vahepeal teise Slido küsimuse ka. Et tegelikult see teema on meil ju olnud päris pikalt üleval ja kohtunikkonnas me oleme rääkinud läbi 2 põhimõtet. Punkt 1 on see, et meil on ühine arusaam, et kui ikkagi on solvang ja rünnak, siis ei ole see kohtuniku rünnak, vaid on kohtu institutsiooni rünnak. Ja teine kokkulepe on see, et enne peab eelnema tegu ja siis järgnema kommunikatsioon, ehk kui midagi juhtub või vähemalt siis mingi tegu on tehtud, tuleb minna politseisse, tuleb alustada kohtumenetlust, et me ei lähe kuskile halama, et meid rünnatakse. Aga nii nagu Maarja, sina ütlesid, et ega väga tihti ju ei alustata ja Agle sa ka, et tegelikult mõtled, et küll ta kaob sinna alla ära. Aga Andres, sina kui karistusõiguse ekspert, et kus siis ikka jääb või kus see kitsaskoht on, et need asjad ei liigu nii kiiresti või nii efektiivselt, kui me tegelikult tahaksime? Ma ei teagi tegelikult, kui palju neid avaldusi lõpuks tulnud on, et sugugi alati ei ole seda kuriteoavaldust esitatud. Vahest, kui see kuriteoavaldus on esitatud, selleks on kogutud siis mõnda aega nüüd seda ainest. Neid lugusid on kogunenud üksjagu minu teada siin ühe konkreetse naisterahva vägitegudega siin kohtusüsteem nüüd kempleb ju pikemat aega. Aga enne kui asi selleni jõudis, läks tõesti tükk aega, et üldse avaldus esitataks. Räägiti küll, tõesti kohtunikud käisid ja kurtsid, aga ei olnud dokumenteeritud kõigepealt näiteks need juhtumid, vaid lihtsalt näed, mulle öeldi inetust ja halvasti, nii okei, aga meil on ju tarvis tõendeid. Ja sellest ühest juhtumist väheks jääda, et saada kokku piisavalt ainest, mis lõpuks jääks ka esitatud süüdistuse korral pidama, et näiteks subjektiivne koosseis, ehk siis tahtlus oleks tõendatud kellelegi liiga teha siin. Nii et raske on üldistada, neid juhtumeid on kaunikesti erinevaid ka, et mis siis tehtud on, et osad neist juhtumitest seal tekib küsimus, kas või kuivõrd see on seostatav ametialase tegevusega, et kui seda otseselt ei ole, siis on tegemist ju lihtsalt tsiviilõigusliku rikkumiseks, pead minema ise seda sealt kodanikuna häirituna olles tsiviilkorras seda asja ajama. Teinekord lüüakse selle peale ka lihtsalt käega. Et kogu see lihtsam on see ära kannatada teatud hetkeni. Jah, sellised erinevaid probleeme on siin, eks ole, mis pärast meil ridamisi ei ole need asju. Võib-olla demotiveerib ka see, et menetlused võib võtta aega ja sellepärast me pigem ei tahagi seda tüli. Aga kuidas me saaksime seda kõike kiirendada? Sest mõte on ju ikkagi see, et meie inimesed ei peaks neid solvanguid taluma, mis on ikkagi üsna räiged, nagu te siin just ju äsja kirjeldasite. No, ma arvan, et alustuseks kindlasti oleks abi sellest, kui seesama naisterahvas, kelle ümber praegu siin trall käib palju kohtus, et tema asi siis eduka finišini jõuaks, et näis, kuidas sellega lõpuks läheb. Maarja, kas advokaadid astuvad samme julgemini enda eest seismiseks kui kohtunikud? No üks hagi on esitatud. Ma ei tea, mulle tundub, et me oleme siin hästi samas olukorras, kõik prokurörid, täiturid, advokaadid, kohtunikud, et see kuidagi tabas meid ootamatult, et keegi meist ei saanud selle eriala esindajaks, et olla sõimatud. Et mõneti selline isegi šokk on endiselt, aga mis võib-olla on jõuliselt tehtud ja siin tundub, et kohtunikud olid mitu sammu ees, et nüüd ikkagi kuidagi advokatuur ka süsteemselt tegeleb sellega, et kui on kas või lõhna sellest, et ka meie kolleegid osalevad selles rünnakus, kuidagi kiidavad heaks, kommenteerivad kaasa, et siis advokatuuri esimees näiteks saadab mingisuguse kirja välja või nagu näitab, et ta on seal ja ta näeb.
et me varem ei pidanud isegi arutama seda, et advokatuuri ja eetika rikkumine on ka kolleegi selline sotsiaalmeedias sisuliselt ründamine ja kogu see kliendi ja advokaadi samastamise tagajärjed on alles nüüd midagi, mis me arutame, et mis siis saab, kui seda tehakse. Et kõvasti parem on kui paar aastat tagasi. Aga ma korraks viskaksin vastupidise küsimuse õhku, et Maarja, sa tegelikult ütlesid ka oma ettekandes, et me räägime käputäiest inimestest. Me räägime mõnest sotsiaalmeediastaarist, me räägime teatud veebilehtede nii-öelda omanikest. See seltskond on nii väike ja sellega tegeleb kogu õigussüsteem. Äkki me pöörame neile just liiga palju tähelepanu? Mulle tundub, et mingi hetk sellest piir sai selliselt ületatud, et neid staare on juurde tekkinud. Et kui me rääkisime alguses näiteks 2 või 3 võtmeinimesest, siis nüüd on neid vähemalt 6, jällegi pole nüüd tohutult palju, aga neid selliseid grupikesi ja neid kõlakodasid, kes on saanud julgust, tekib juurde. Me teame ka, et Facebook on nii üles ehitatud, et sul tulevad just need mõtted ja need postitused ja need kommentaarid, mida sina oma maailmavaate jaoks tahad näha, et nemad ju tahavad siin Facebookis hoida reklaami müüa. Ja see ikkagi annab veel teatud ka kriitilisele massile seda julgust, et täpselt nagu me rääkisime, et õigussüsteemis kogu aeg käib jutt, et midagi on valesti, et on korruptsioon, et on süvariik, kohtunikud, advokaadid, prokurörid, kõik on korrumpeerunud ja siis see on segatud ka päris uudistega. Sellega, et kas tõesti mõni riigiamet saab ilma, ma ei tea, mõjuhinnangut teostamata liiga palju võimu või ka nagu päris aruteludega, et mis siis kas prokuratuuris peaks mingi kontroll olema. Ja siis kogu see arutelu, mis on puhtad valeväited, ikkagi suudavad hävitada väikses Eestis seda süsteemi. Ja äkki kui see oleks Ameerika ja seal on väga palju samamoodi libalehti, et siis me ei räägiks sellest. Aga tundub, et see on täiesti masendav, et Eesti õigussüsteem ongi natuke käpuli 6 inimese pärast. Ja meil ei ole enam väga inimesi, kes ei teaks nendest. Aga lisaks ka mitte ainult need 6 inimest, vaid desinfo taktika. Nagu täna me ei pea olema mingisugused väga paranoilised fooliummütsidega inimesed, et saada aru sellest, et meie sotsiaalmeedias on eesti keeles vaenu, usaldamatust, riigivastasust õhutamas tuhanded ja tuhanded kontod, kes saavad kas otseselt palka Kremlinist või siis mõnelt sellelt allüksuselt. Mõned teevad ka täitsa vabatahtlikult, sest nad usuvad sellesse. Et see on kahtlemata ka tänane infosõja osa ja keda tasub rünnata? Loomulikult poliitikud korrumpeerunud, kohtud kinni makstud, kohalik omavalitsus, iga institutsioon, mis vähegi on riik, seda tuleb murendada, sest Venemaa suur narratiiv, mida nii Ukraina kui ka Eesti vastu igast nagu vormis lükatakse, on see, et Eesti on ebaõnnestunud riik. Failed state narrative. Ja oi, kui hästi sellised, vaata, nad ei saa isegi oma kohtuasjadega hakkama. Näed, üksikemalt võetakse ka kõik raha ära, selline see Eesti ongi. Mis oleks propagandaveskitele mõnusam kui sellised lood, on ju? Et need ei ole need 6, vaid need on võrgustikud, kus tänaseks on automatiseeritud. See võrgustik kasutab neid 6 väga oskuslikult ära. See kõlakoda oli teil väga hea väljend selle kohta, et tõepoolest see kommentaarium seal all on ju suur ja lai kõikidel nendel sotsiaalmeedia tegelastel. Maria, sinul on see käik, et sa teed screenshotid, teed postituse ja teema on maas, aga kui nüüd ikkagi kohtuniku töö pihta sotsiaalmeedias midagi öeldakse ja mitte ainult töö pihta tööd vahel võibki kritiseerida, aga eeskätt, et kohtunik on korrumpeerunud, loll ja kõik need muud, siis Agle ja Andres, kas teie arvates peaks reageerima, ütleme, kui see ikkagi tõesti läheb üle igasuguse piiri juba, kohtunik ise seal konkreetse postituse all või ka seal juba institutsioon? Mõnes mõttes peaks reageerima, aga see sõltub ka asjast ja natuke tuleks siis terve mõistusega läheneda, et minul on üks selline inimene, kes kirjutab vist 4-5 aastat iga paari kuu tagant minu nime kasutades midagi.
on aru saada, et ilmselt ka tema vajaks eestkostet ja küsimus on üldse selles, et tema lapse eestkoste määrati siis riigile, mitte temale endale, et ta ei saa enam neid rahasid, aga ta ei kasuta ka mitte ainult mind, vaid ka neid eelnevaid kohtunikke, kes ei ole enam meie seas, aga noh, kes on siis kunagi tema lapse eestkoste asja menetlenud, et noh, ma mõtlen, et tal ei ole mingisuguseid jungreid liitujaid, noh, see ei ole, mina arvan, selline asi, kus ma saaks suurt kasu sellest. Vald peaks tegelema temaga, Vald on öelnud, et nad ei tegele temaga, et neil on juba liiga palju kliente. Aga et muul juhul, kui tõesti hakatakse rääkima, et sa oled korrupeerunud, sul on võib-olla mingisugused sõltuvushäired ja nii edasi täiesti alusetult, siis loomulikult ma peaks reageerima mingit pidi ja noh, siis esitama kas kuriteokaebuse, aga noh, ma arutuksin ilmselt ikkagi koos kolleegidega, et mida teha. Aga noh, põhiline on see, et ma ju ei tea seda infot. See konkreetne inimene, kellest ma enne rääkisin, selle kohta on ka teised öelnud, et vaata, ta jälle kirjutas sinu kohta. Ma tegelikult ei tahaks seda teada, aga noh, siis viimati vaatasin just, et emadepäeval oli ilus kaunis jutt kirjutatud sinna, aga see oligi enam-vähem niisugused rõvedad roppused kõikide inimeste kohta. Mitte ainult minu, kõik vallaametnikud ja kõik politseinikud ja kõik. Noh, et mis ma temaga ikka teen või mis see annaks, kui ma kuskile konkreetselt pange ta leht kinni, võib-olla siis aitaks, aga noh, ta teeb uue. Et aga muul juhul ma arvan küll, et nagu ma alustasin enne oma esimest seda juttu, et tegelikult see on ju kogu süsteemi vastu, et kogu süsteemi usaldusväärsus kannatab ja kui mulle ei tule keegi appi, siis ma lähen ära siit, sest lõpuks ma ei jaksa seda kannatada, miks ma pean? Et noh, see on see küsimus. Andres? Jah, ma mõtlesin veidi selle peale siin praegu, et seni kuni on tegemist inimestega, kellega sa ise niikuinii suhtled, eks ole. Ja siis tekib mingi see, keegi ütleb sulle siis halvasti nende seast. No siis loomulikult sa püüad selle inimesega ise oma suhteid kõigepealt klaarida. Kui tegemist on kellegi võhivõõraga, kes mulle saadab meili peale tapmisähvarduse, mis on ka korra juhtunud, mida ma sellega ise tegelen. Sellega peab tegelema kas meditsiini või uurimisasutused, olenevalt sellest, et kumma juhtumiga tegemist on. Kui ründed ka sotsiaalmeedias on tegelikult mitte nüüd konkreetselt selle ühe inimese pihta, vaid tegelikult süsteemi usaldusväärsuse ja aususe kahtluse alla seadmiseks, siis tuleb kindlasti reageerida institutsionaalsel tasandil ja see ei puuduta ainult, eks ole, siin advokatuuri või kohut institutsioonina, vaid tegelikult, seda ma olen ka mitmel korral justiitsministri näiteks rääkinud, et justiitsministeerium peab vähemalt aeg-ajalt sõna võtma ja need asjad üle rääkima, et kinnitama seda, et niisuguseid alusetud etteheited, mida õhku loobitakse, selline laim, ei vasta tõele, et Eesti on ikkagi toimiv seaduste alusel toimiv õigusriik, kus kontroll asutuste üle on tagatud, et noh, mingi selline jutt, et meid kõiki kogu aeg kuulatakse pealt, et noh, see on objektiivselt tõestatav vale ja see tuleb ümber lükata, mitte lihtsalt vaitule. Seda ei saa ümber lükata mina üksiku kohtunikuna või prokurörina või advokaadina, vaid see tuleb institutsionaalselt kummutada, aga tuleb kummutada. Täitsa nõus. Maria, kas paremini mõjub sellele sotsiaalmeedia seltskonnale selline isiklik või inimlik intiimsus või asutuse impostantsus? No oleneb on ju milleks, et ma olen 100% nõus, et selliste suurte küsimuste, aga ka individuaalsete rünnakute puhul on tarvis institutsionaalset tuge. Olgu see siis, näiteks nagu mina töötan hästi palju ajakirjanikega, igal meediamajal on tänaseks olemas psühholoog ja juristid, kes tegelevad selliste asjadega. Et kui keegi satub rünnaku alla, siis ta ei tunne ennast, et nüüd olen mina üksi nende kümnete tuhandete inimeste vastu, kes mind vihkavad, on ju, mis võib ju sageli juhtuda. Vähemalt selline mulje jääda. Kui me tahame ise rääkida ja loodame, et ei ole kõik ainult õudne, on ju, vaid me saame päriselt aidata inimesi ja sotsiaalmeediast tuleb hästi palju ägedat ja sellist nagu prosotsiaalset ju ka, et siis inimesena. Aga ma
ma tean, et see on jälle Pandora laegas, aga ma ootan päeva, mil Eesti meediamajad ja ametiasutused paneksid oma Facebooki kommentaariumid kinni. Ma ei saa aru, miks neid lahti hoitakse. Päris tõsiselt. Seal ei ole enam ammu avaliku diskussiooni koht. Seal käib ainult mingi suur läbu. Ma tean, sõnavabadus ja nii edasi. Aga kui meil ei ole jaksu ja ressursse, et modereerida neid avalikke ruume, presidendi institutsioon, Alar Karisest pandi pilt üles ja selle järjest oli Türbel värdjas, no miks me laseme oma presidendile niimoodi öelda? Nagu, kas see on hea mõte või siis noh, et kohtute poolt tuleb mingisugune selgitav postitus, mis on hästi oluline, et kuulge, midagi hakkab muutuma ja seal all on, no jah, kohtud või asjad, ei noh, kõik on ainult ära ostetav kamp, tropid, värdjad, buumerid, noh, kes iganes, et miks me hoiame neid kommentaare, mis väärtus neil on? Ja kui inimene tunneb, et tema sõnavabadust on rikutud, siis tal on olemas täpselt samasugune platvorm, tehniliselt, sotsiaalse kapitali mõttes võib-olla mitte, tehniliselt on tal võimalik teha omaenda nime alt postitus ja seal öelda siis seda, et nagu see avalik koht ei pea olema solgiauk. Ma lähen kohe tead äksi täis. Aga ma tean, siin on sõnavabaduse ja kõik need. Just, aga siit võib-olla lähemegi edasi sellise kolmanda teemaplokiga, et mida me ise saaksime paremini ära teha. Sest tõepoolest on kõlakojad, on inimesed, aga mina oma sellises naiivsuses ikkagi arvan, et kõik inimesed ei ole halvad. Ehk et väga palju on ka inimesed ei saa aru kohtuotsustest, ei saa aru, mida me üldse teeme, ei saa aru meie tööst. Ehk et mis on see osa, mida me saaksime ise paremini ära teha. Ja siin on siis kaks poolt, üks poolt siis üsna selline kitsas ehk siis kohtuotsustes ja teine pool märksa laiem ehk kui avalik ikkagi peaks meie kohtupidamine olema. Paneme siin kolmanda slaida küsimuse ka, et jõustumata kohtuotsuse avalikustamine ja kõik muu. Ehk et lai küsimus, mida me saame ise rahva heaks paremini ära teha, et seda vingumist, hädaldamist, solvamist oleks võib-olla vähem puhtalt sellepärast, et inimesed on frustreerunud ja ei saa meist aru. Agle, äkki sa alustad? No mina räägiks siis ikkagi tsiviili poolt, mitte mingit pidi ma ei taha kommenteerida kriminaalilahendeid ja halduslahendeid. Aga et miks mitte võiks need lahendid olla avaldatud juba siis, kui see lahend on tehtud teatud valdkondades, mitte ma pereasju ei mõtle, aga sõltub jälle isikuandmete kaitsest, et kui palju seal sees seda materjali on. Ja ma arvan, et see peakski olema nii, et kohus on selgelt kommunikeerinud, et see peab olema mitte lihtsalt võib-olla väike killuke kuskil alguses või lõpus, et see on jõustumata, vaid enne peaks olema ka kuskil mingisugune suur info, et mis on üldse näiteks protsent, palju edasi kaevatakse, palju tühja läheb, et vältida ka jälle neid rünnakuid, et see ongi see loll, kes alati, tema lahendid lähevad alati tühja või need maakohtu asjad lähevad alati tühja. Et see võiks olla ka ära kommunikeeritud nagu selgelt kohtu poolt, et milline on see siis protsent, mis tegelikult üldse edasi kaevatakse ja kuidas need asjad on, aga et ma räägin nüüd eraõiguslikest kaasustest ja mitte kõik valdkonnad. Mina arvan nii. Andres, kuidas kriminaalmenetluse mõtted? Kohtupidamine on iseenesest avalik, eks ole, ja see tähendab seda, et kohtusaali üldjuhul on ju niikuinii ka üks oodatud. Ja see veel tekitab tänapäeval üldse küsimuse, et kui meil kohtupidamine toimub osaliselt virtuaalselt, et kas virtuaalne kohtusaal peaks olema ka selline, et klikin sisse ja panen ID-kaardi arvutisse vähemalt, et teate, kes seal on ja siis vaatan ka, et mis asju te seal ajate. Et tegelikult mõeldes selle, mis pärast kohtupidamine avalik on üsna raske selle vastu vaielda, et miks see nii võiks olla. Ja miks ei võiks siis olla avalik ka kohtu tehtud lahend, mis ei ole veel jõustunud. Aga teisest küljest
hiljutisest ajast näeme seda, et selle infoga manipuleeritakse. Ja seda kasutatakse seda kurjalt ära ja kohus selles osas kahjuks on lihtsalt kaasreisija. Et keegi väga isegi ei oota seda, et kohus annaks välja puhastatud teksti, kust me võtame välja vähemalt inimeste nimed, et lugege siis vähemalt, jah, otsus oli selline, te võite ka neid põhjendusi lugeda, et saaksite siis aru, aga mis pärast peaksid kõik teadma siin vähemalt jõustumata asjas veel kõik isikute nimesid. No, ma ei tea, minu arvates ikkagi, mul on kahetised tunded, et ma iseenesest olen traditsiooniliselt olnud sellise suurema avalikustamise poolt, aga siis elukogemus näitab, et sellega tehakse pigem kurja kui hea. Lõpuks tuleb ikka jama. Ja mis kindlasti on valesti on läinud, ei saa jätta ütlemata, on see, et kohtueelne menetlus ei ole avalik ja sellepärast ei tohiks olla mitte ükski sisuliselt erandina võiksid olla siin nüüd Riigikohtu lahendid, aga ütleme, et muidu mitte ükski kohtueelse menetluse toimingutes tehtud kohtulahend ka avalik. Vahistamised, arestimised ja samamoodi nende asjade arutamised ja nende peale esitatud määruskaebude arutamised ei peaks toimuma avalikel kohtuistungitel, et mis on see avalik huvi, mis pärast peaks keegi kribama seal üles kogu seda infot, mille pealt lõpuks ei tule süüdistusi ega midagi. Aga me teame, eks ole, et kui palju keegi teenib, kus tal kinnisvara, missuguse autoga see sõidab, kellega ta seksib ja nii edasi. Kelle asi see on, mis pärast, mis on see avalik huvi. Ja minu arust siin on kohtusüsteem ise hätta jäänud. Ei ole ise suutnud selles endale selgust luua, et mille pagana pärast me peaksime sellist infot avalikkuse ette kandma. No, siin on sul õigus, et kohtunikud on eriarvamusel ses osas. Maarja, kuidas advokaatide vaatest, kas jõustumata lahendite ülesriputamine on hea mõte? No seda ei tasu minult küsida. Nagu on teada, et iga advokaat leiab mingisuguse oma argumendi, et see ma kindlasti kõigi eest ei räägi. Minu esimene mure selle plaaniga on see, et selle eest, et me tahame neid jõustumata kohtuotsuseid avaldada, ma saan aru, et sellepärast korjati tsiviili ja halduse lahenditest nimed välja, jõustunud lahenditest ka üldse ei meeldi. Ja see plaan ka mulle üldse ei meeldi. Ehk siis selle vastusega, mis seal esimene on, et see tekitaks vaid segadust, ma olen täiesti nõus. Et kui me enne kuulsime ettekandest, et inimesed küsivad, kas politsei peaks seadusi ringi tegema, et mis see nüüd paremaks teeb, et me avaldame need jõustumata otsused ja meil on juba praegu sellega mure, et ajakirjanikud ilusti ikka kirja paneks, et see pole jõustunud. Ja olgem ausad, meil tegelikult see teine plaan juba töötab. Ehk siis avaliku huviga asjad ajakirjanikud saavad ju kätte, teevad nendest kokkuvõtteid, vahepeal panevad ka ERR-i üles ja siis kaklevad kohtunike pressiosakonnaga. Et see nagu nii juba leiab aset, kui see avalik huvi on, võib-olla saaks seda täiendada ja selgitada, et millal ajakirjanikul on see õigustatud huvi, et need lahendid kätte saada. Aga miks see maailm paremaks läheb, et väga vabandan, kõik kohtuotsused lugeda ei ole väga ka põnevad. Isegi mul vahel juhtub. Ehk et loota siis, et nüüd ühiskond saab hästi palju targemaks, et neid nimedeta jõustumata lahendeid lugeda, päriselt ei usu. Ma lõpuni ei saa aru. Ma tahaks ka teada, kes selle välja mõtles, kes seda kaitseb, hea meelega räägiks temaga. Maria, mis nõuande sa meile kaasa annad? Siin on minu ekspertsuse piir päriselt. Ma ei tea. Ma ei saa pooltest nüanssidest aru, nii et... Väga hea. Nii, nüüd on 2 varianti, et kas meil see küsimuste esitamise tehnika ei tööta või ei ole teil ühtegi küsimust. Aga ma ikkagi korra küsiksin, äkki on saalis mikrofoniga. Nii, Julia on siin vist, kui ma nüüd näen läbi päikese. Suur tänu, suur kompliment, väga huvitav paneel ja väga hästi ka juhatatud. Aitäh. Tõeline vestlus tekkis. Ma lihtsalt võib-olla kommentaariks ütleksin, et me ei ole ka ju selles probleemis üksinda. Et mulle väga meeldis see sõnum, et kohtunikud, advokaadid, prokurörid, täiturid, notarid, kõik peaksid hoidma kokku selles küsimuses ja ka üle Euroopa ma tahaksin rõhutada. Ja sellega seoses välja tuua, te olete ilmselt juba kursis, aga ma igaks juhuks loen siit maha ka selle nime, et ma teda valesti ei häälda.
19. mail Euroopa Inimõiguste Kohus tegi lahendi Miladze versus Gruusia ja see on selles mõttes oluline lahend, et selles otsuses ei leitud sõnavabaduse rikkumist ehk siis Euroopa Inimõiguste konventsiooni artikkel 10 rikkumist asjas, mis puudutas ühte TikToki postitust, kus siis see postitaja väga räigelt, väga vulgaarsete väljenditega sõimas Tbilisi linnapead. Ja see on selles mõttes väga märgilise tähtsusega Euroopa Inimõiguste Kohtu lahend, et kui te mäletate kõik, siis omal ajal ma olin selle lahendi sünni juures ka seotud väga Delfi versus Eesti 2015 ja see puudutas anonüümseid kommentaare ja seal me jõudsime nii kaugele suurkojas, et vähemasti vihakõne kommentaaride osas me leidsime mitu põhjust, miks Delfi sõnavabadust ei olnud rikutud selles asjas. Kuid nüüd siis on mindud natukene ka sellega edasi arenenud, et selles mõttes võib-olla soovitan kindlasti, kes ei ole veel jõudnud tutvuda seda lugemist. Ja teine kommentaar väga lühidalt, et väga huvitav oli jälgida seda vestlust ka sellest aspektist, et ma olen nüüd üle 20 aasta olnud kohtunik ja ma olen näinud seda arengut nii kohtute juures kui ka ühiskonnas, et kui alguses ma nägin, et tõesti meie mantra oli see, et kohtunik räägib ainult läbi oma otsuste, siis nüüd on kohtunikud väga palju juba isegi pildil kohati ja seda tasakaalu leidmine on kindlasti siin väga oluline, et tuues jälle näiteid siin mujalt maailmas, et meid hiljuti külastas Saksamaa kõrgema halduskohtu kohtunik proua Philipp ja tema ütles, et tema kohtus on pressiesindajaks kohtunik ise, aga selle klausliga, et nad kunagi ei kommenteeri oma otsuseid, ka siis juba jõustunud otsuseid, et eks nende valikute tegemine on küllalt keeruline tasakaalu leidmine. Aga veel kord suur tänu väga huvitava vestluse eest. Aitäh ja ma küll lubasin, et ma ei kuritarvita aega, aga ma vist valetasin, sest ma ikkagi teeksin lõpuringi üks mõte, mida täna võiksid kohtunikud meie paneelist kaasa võtta, siis mis see oleks? Maarja, sinu poolt. Hoiame kokku. Maria. Ma annan sellele sõnumile jõudu, et see väikeste tegude ja väikeste haamritega tigude kokkuhoidmise jõud. Ja see võibki tähendada seda, et kui midagi nõmedat juhtub, siis sul on oma see ventileerimisgrupp. Sul on kas või oma kolleegid, kelle juurde sa lähed, et no nii mingi hulluke leidis mu üles, mida ma teen nüüd? Ja teised võtavad seda tõsiselt, sest et nagu need asjad, kui need kübemetena niimoodi kogunevad, siis need võivad inimese psüühikale väga halvasti mõjuda, ütleme niimoodi. Aitäh, Agle. Samamoodi, et toetame üksteist selliste rünnete vastu. Andres. Mina ütleks seda, et kohtunik siis peab ikkagi ühiskonnaga kõnelema ka sellest, mis tööd ta teeb. Et kui ta on teinud lahendi ja see on midagi olulist, siis tuleb sellest lühidalt ka teada anda sellises keeles, millest inimesed mõistavad, mida saab uudistesse panna sotsiaalmeediasse ja sinna, kus inimesed parasjagu infot otsivad. Ja ma ise siis võtan kaasa selle, et tööd tuleb juurde, Instagram tuleb ära teha. Aitäh teile!